No tšau, seoses eilse teemaga tulevad veel igast ägedaid mõtteid. Vaata näiteks sellise nurga alt. Ütleme näiteks, et kui sa oled, ma toon lihtsalt äärmusliku näite, et illustreerida pointi, miks elu ei taha, et sa muutud või miks ei saa sa oma sagedust tõsta, miks see keeruline on siin maailmas või miks on selline tunne, et sind püütakse nagu takistada. Ütleme näiteks, et sa oled minevikus, käisid läbi mingite kupeldajatega, kes bordelli pidasid, narkodiileritega, relvakaupmeestega, mingi salaviina müüjate, salasigarettide müüjad, no ütleme sellise tasandiga, ütleme selline tasand, see on selline sagedus, kus need sobivad omavahel kokku ja selline teadvuse tasand, selline koht, sellel tasandil need inimesed sobivad kokku, need tegevused. Nii seal kasiinod, värgi, ütleme, et kellelgi on sünnipäev neist ja siis sina oled ka olnud nende selle tasandi seltskonna nagu sobinud sinna. Aga nüüd ütleme, et sa hakkasid mingisuguseid muutusid ellu viima ja ütleme, et sa pole kuu aega seal käinud või paar kuud, oled trenni teinud, füüsiliselt heasse vormi ennast viinud, seal hakanud mingeid tänupalveid tegema ja seal armastusest mõtlema, oled oma südant avanud ja tervislikult toituma hakanud, kõik igasugused alkoholi joomised, asjad maha jätnud ja puhas, vibreerid, näha, kuidas läbi naha kumab sust valgus välja, selline, sa oled nagu jumala heas kohas. Ja nüüd keegi, teised ei tea, millega sa vahepeal tegelenud nii väga oled. Ja siis helistavad sulle, et kuule, et meil siin Paksul ja Vadimil on kaksikud nagu sünnipäev ja et tule, et siin see Toni toob 20 naist ja seal teine Igor toob sigareid, hunniku ja alkohol ja nii, mis maamust ja kõik sellised jutud. Siis sa lähed sinna sünnipäevale, aga mõtle nüüd sinu sagedust ja sina võtad kaasa seal, ütleme, mingi õunasid ja igasuguseid puuviljavaagna võtad sina kaasa, kui sinna lähed. Nii, kujutad nüüd ette, kui te seal laua taga nüüd istumas. No nii, istud maha sinna laua taha. Sa oled nagu peegel, sinu vibratsioon näitab neile nende asukohta. Sinu sagedus peegeldab neile, kus nemad asuvad. Kui sa peaks rääkima ka veel hakkama seal seltskonnas, nagu keegi küsib sult küsimusi, mis su hääle kõla on juba selline, mis šokeerib kõiki. Nagu selle sageduse kõla, mis see seltskond seal on ja mis muutused sina oled sisse teinud. Nüüd on sinu hääle kõla, see vibratsioon, mis sinu häälest juba tuleb, raputab seda ruumi, kus sa oled. Päriselt. Su silmad lähevad nii puhtaks, su silmadest juba kumab valgus läbi. Kui sa nagu see kontrast nende silmadega ja sinu silmadega, see on nii suur. Ja kui sa hakkad rääkima, et oma mingitest tervislikest elukommetest ja mingisugusest tänust ja armastusest ja et hoolime teineteisest ja mingitest sellistest asjadest, see tähendab, nad püüavad ükskõik nagu selles suhtes, et nad hakkavad sulle pakkuma kõike, nagu kõike. Kõik, mis su nõrkused on olnud minevikus, kui kõik, mis iganes
teha, et sind tasakaalustada, et need sagedused uuesti oleks samal tasandil, tasakaalustada. Et ei saa olla, et üks on kusagil siin kõrgel ja teine on siin madalal ühes ruumis. See ei sobi. No ja siis on vaja seda tasakaalustada, siis nad hakkavad sulle pakkuma madalasageduslikke asju. Jah, hakkavad sulle prostituuti pakkuma, sigareid, alkoholi, narkootikume, mis iganes tegema, et sind tõmmata tagasi. Et krabi hakkab välja pangest ronima, tõmbame tagasi. Keegi ei taha näha su kasvu, kuna see peegeldab ju inimestele nende enda kohta. Näitab nende enda saamatust või nende enda positsiooni. Nende enda asukohta hierarhias. See, kuidas nüüd saab, et mingisugune leitnant, kes on reameest eluaeg seal käsutanud ja kamandanud ja mõnitanud ja üleolevalt käitunud, nüüd see reamees saab järsku kindraliks. Mida? Mõtlegi, ega see leitnandile ei meeldi selline asi, noh. Nüüd on positsioon nagu väga teine, see ei saa olla. No. Ja nii on tähendab, maailm ei lase, see keskkond, kus me elame, see ühiskond ei toeta kõrget sagedust, kõrget vibratsiooni. Ja kui sina mõtled, et sina hakkad lihtsalt see kõik hõikavad sulle alt, et ja mine lenda lind ja me toetame sind. Sellist asja tähendab, sellist asja ei ole. Vaenlasi saad ainult põhimõtteliselt. Toetajaid väga palju ei ole, vaenlasi saad. Nagu vaenlasi ehk siis kadedaid või nõrku inimesi, kes ise ei taha või ei suuda või ei oska tõusta, ega nad ei taha näha sind tõusmas. Ja kui sa vaatad nagu lihtsalt füüsikalisest nagu seisukohast, siis ütleme, et seal on puhas veeanum, aga kui sa võtad nüüd mingi musta värvi ja ütleme mingi košvärvi, musta värvi natukene tilga sisse, mis ta hakkab? Ta hakkab nagu tasakaalustama ühtlaseks, et vesi oleks ühtlane igalt poolt, nagu see värv oleks igalt poolt ühtlane. Jah, et hakkab nagu ühtlustama ennast. Ja need sagedused ka, et on vaja, et nad oleks nagu ühtlased, et kui sina oled nagu järsku hakkad nagu helendama ja sinu värv muutub või sinu tasand muutub, siis ülejäänud keskkond hakkab nagu tahab keskmiseks kohandada seda. Jah. Et ei oleks seda kontrasti, ei oleks nii suur. Sellepärast ongi hea looduses aega veeta. Miks inimesed räägivad loodusest, looduse sagedusest? Loodus on ka keskkond, aga see loodus toetab meie sageduse tõusu, nagu meie hakkame võtma looduse keskmise nii-öelda siis vibratsiooni. Kui meie keha on valmis selleks tõusuks ja selleks rahuks, mida loodus meie närvisüsteem, seda rahunemiseks, selliseks närvisüsteemi rahunemiseks, mida loodus võimaldab, kui sealt närvisüsteemist on need jamad välja tulnud. Ja, et ega need krabid ei taha sind lasta, kui sina mõtled, et sa hakkad kasvama või sinu vibratsioon hakkab tõusma ja mingisugused muutused toimuvad sul, ega ülejäänud maailm ei taha, oleneb, mis keskkonnas sa viibid, mõni keskkond toetab seda, mõni keskkond takistab seda, millega sa ümbritsetud, millega inimene ennast ümbritsenud on, mis ta ümbertingimused on. Aga kui sa oled sellises keskkonnas, nagu ma sulle selle näite tõin,
siis see keskkond ei toeta. Nagu see keskkond takistab sind igal, tähendab, no ta teeb kõik, et takistada, nagu et sind alla tõmmata tagasi, nagu kõik teeb. Seepärast ongi, et milliste inimestega me ennast ümbritseme, milliste tegevustega me ennast ümbritseme. Mida me sööme, mida me joome, mis meie meelte kaudu sisse läheb, mis sagedus meie meelte kaudu sisse läheb, siis seda sagedust hakkab meie keha siis võtma. Selliseks hakkame me muutuma. Teinekord on ka vahepeal niimoodi, et selline tunne on, et märkad, et sellised nagu juhused, nagu selline tunne, et kaks inimest, kes ei tunne teineteist, teevad koostööd, et sättida sind situatsiooni, kus sinu sagedus langeks. Aga siis sa hakkad märkama neid mustreid, selline tunne on, aga see keskkond väljaspool, ta lihtsalt need sagedused kohandavad ennast, hakkavad nagu loovad selliseid juhuslikke tingimusi, pannes sind situatsioonidesse, mis annavad võimaluse sul siis kas siis jääda kindlaks endale või siis komistada. Aga inimesed, kes omavad teineteist ei tunnegi, nagu selline tunne, et üks kutsub sind sinna ja seal juhuslikult kohtud teisega, teine viib sind edasi sealt ja oledki kusagil kohas mingite kunagiste mingisuguste ahvatluste juures, mis kunagi kusagil oled seal kasiinos nende oma endiste tuttavate juures, kes kõik pakuvad sulle midagi. See oli lihtsalt näide. Vot, kuule, olgu, kõik head.